Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist. Muidugi on rõõm kõiki tervitada, nii olemasolevad valijaid kui ka tulevasi valijaid ja kõiki siis vastaseid ja oponente. On 27. november, õhtupoolik kell 4 Strasbourgi aja järgi. Eestis on juba kell 5 kolmapäeva õhtul. Hakkab lõppema täiskogu istungite nädal ja loomulikult, nii nagu alati olema lubanud, nüüd ka seekord tuleb teha kokkuvõte siin tehtust, siin juhtunust, et oleks olemas ülevaade ka kõikidel Eesti inimestel, kes vähegi soovivad teada saada, et neil oleks võimalus teada saada Euroopa Parlamendis toimuvast. Loomulikult on väga palju inimesi, keda üldse see ei huvitagi ja siis teevad valimistel emotsionaalse otsuse ja pärast kurdavad ja hädaldavad, et kuidas küll niimoodi läks, et jälle tuli halb valitsus või tuli halb tulemus. Aga üldiselt tuleb vaadata peeglisse. Mis on siin toimunud? Kuna on kolmapäeva õhtupoolik, siis nädal hakkab põhimõtteliselt lõppema. Eile hommikul ehk teisipäeva hommikul oli üks põhidebatt nii-öelda siin alati Strasbourgis, siis teisipäeva ja kolmapäeva hommikud ongi põhidebattide jaoks. Eile hommikul põhidebatt kätkes endas siis Venemaa, Ukraina olukorda ja mis puudutab ka nii-öelda siis Põhja-Korea poolset toetamist Venemaale, mis puudutab ka praegu sõjalist abi, olukorda lahingutandritel, võimalikke rahuläbirääkimisi ja nii edasi. Peale minu oli eestlastest ainukene kõneleja veel antud debatis Jüri Ratas Isamaast. Mina kõnelesin enne teda ja see kõne video on ka loomulikult leitav minu kodulehelt jaakmadisson.ee, ka YouTube'ist ja sotsiaalmeediast, aga selle 1 minuti jooksul, mis oli kõneks ette nähtud, mis ma jõudsin öelda? Ma jõudsin öelda, et väga palju on topeltstandardeid, et Euroopale meeldib väga palju sõnades rääkida, et näiteks me oleme Ukraina taga toetamas nii kaua kui vaja, aga teod ei jõua järgi. Ehk et väga tore ja mugav on rääkida suuri sõnu, kui sul endal on mõnus soe kabinet või oled Brüsseli kuskil mullikeses ja öeldes, et loomulikult me toetame nii kaua kui vaja, aga abi jääb kuidagi alati väheseks ja hiljaks. Ja väga palju silmakirjalikust, mis puudutab just nimelt Ukraina toetamist või näiteks Venemaalt jätkuvalt gaasi ostmist. Ja oma kõnes ma tõin välja lihtsalt puhtalt väga karmid matemaatilised faktid. Kui Saksamaa ehk Euroopa suurima majandusega riik on viimase 3 aasta jooksul kokku toetanud ainult sõjaliselt Ukrainat 5,2 miljardi euroga, siis ainuüksi eelmisel kuul, selle aasta eelmisel kuul ehk oktoobris Euroopa Liit tervikuna maksis 1,8 miljardit eurot Venemaale fossiilkütuste eest. Ja jätkuvalt on Euroopa Liit kõige suurem gaasi importija Venemaalt maailmas. Ehk ühest küljest me aitame Ukrainat ja samal ajal rahastame miljarditega igal kuul Venemaad, et see saaks loomulikult sedasama raha kulutada oma sõjatööstusele, et rünnata Ukrainat. Nii et kui mõni inimene väidab muidugi vahel kuidagi kentsakalt või isegi rumalalt, et sõda Ukrainas on ainult sõjatööstuse huvides ja sellega peetakse silmas justkui ainult mingit Ameerika Ühendriikide sõjatööstust, siis vabandust, sõjatööstus võidab kõikjal paratamatult ja nii ongi elus, aga võidab ka väga suuresti Venemaa sõjatööstus, kes teostab agressiooni ja ähvardab naabreid. Loomulikult sellele kõnele järgnes ka mingisuguseid sotsiaalmeedia kommentaare, inimestelt võib-olla, kelle kohta tasuks öelda saarlaste kombel kenad, aga ilmselgelt täna me oleme olukorras, kus sõda lõpeb niikuinii lõpuks läbirääkimistega. Küsimus on positsioonis. Millistel positsioonidelt kumbki osapool läheb läbirääkimistele ja mis saab olema see territoorium, mis jääb nii-öelda okupeerituks, kui kaua see rahu kestab, mida teeb Venemaa edasi, kuidas jällegi käitub Euroopa, kui palju me panustame enda kaitsevõime tugevdamisse. Nii et lõpuks küsimus ongi nendes nüanssides, mis tingimustel rahu tuleb. Ehk lihtsakoeliselt hüüatada kuskil mõne inimese poolt sotsiaalmeedias, et miks me ei räägi rahust, me tahame rahu saada, siis jumala pärast, et ega 1940 tuli ka Eestisse rahu, et okupatsiooniga, aga see rahu ei kestnud väga pikalt, kuni tuli järgmine sõda või siis rahu oli ka 50 aastat, aga mis siis, et vahepeal saadame lapsi ja naisi Siberisse ja laseme inimesi saunadaga maha, aga vähemalt oli ju rahu. Nii et üldiselt on väga palju maailmas ja ka Eestis või üldse inimesi, kes võib-olla ei peaks rääkima teemadel, kus kompetents puudub. See on iga valdkonna puhul niimoodi, et väga palju inimesi ka siin Euroopa Parlamendis, kui me räägime näiteks rohepöördest või väga tehnilisest küsimustest, et kõik arvavad midagi, aga vähesed teavad midagi. Seetõttu loodame, et asjad lahenevad lõpuks meil soodsalt julgeoleku mõttes,
aga ootame ja näeme. Teine teema, mis eile loomulikult oli siis ka näiteks Iraani puudutav, kuna Euroopa Parlamendi selline klassikaline töövorm on ka resolutsioonid, kus esitatakse mingisugune resolutsioon, kus räägitakse, et me mõistame hukka selle ja kutsume üles tegema seda, toda ja kolmandat. Ja see on nagu väga palju teemade kohta. Olgu need Gruusia valimised, olgu see sõjaolukord kuskil veel kolmanda maailma riigis ja samamoodi olgu need inimõigused, immigratsiooniküsimused, julgeolek, ükskõik mis teemal. Ja kui erinevad poliitgrupid esitavad oma ettepaneku resolutsiooniks, siis seejärel toimuvad läbirääkimised poliitgruppide vahel. Ja iga poliitgrupp saadab oma esindaja läbirääkimistele, et jõuda kompromissile, et milline tuleks see ühine resolutsioon, mis tuleb siis Euroopa Parlamendis hääletusele. Ja nimelt siis homme ehk neljapäeval tuleb hääletusele ühine resolutsioon, mis räägib naiste õigustest Iraanis. Ja need läbirääkimised toimusid eile õhtul ja meie poliitfraktsiooni poolt siis konservatiivid ja reformistid olin läbirääkijaks mina, kuna ma olen ka varem olnud läbirääkimistel, mis puudutab välispoliitilisi küsimusi, siis minu huvi oli loomulikult kaitsta meie poliitfraktsiooni ettepanekuid, kus me saaksime tugevamalt sõnastada need probleemid, milleks kahtlemata on täna, äärmus islamistlik režiim Iraanis, kus mitte ei tapeta ainult naisi, vaid tapetakse kõiki, kes on süsteemi vastased. Tapetakse ka kristlasi näiteks, tapetakse ka topeltkodanikke, kes on samal ajal Euroopa Liidu kodanikud. Nii et tegemist on nagu päris tõsile probleemiga, aga kas see nüüd resolutsioon lahendab probleemi? Loomulikult meil kellegi pole usku sellesse, ei tohiks olla usku sellesse, et üks paberitükk, mida hääletatakse Euroopa Parlamendis, nüüd paneb Iraani režiimi kuidagi oma meelt muutma, aga see on selline klassikaline pehme jõupoliitika, et tilk tilga haaval antakse pidevalt signaali, et me seisame selle eest ja siis, kui võib-olla, 5 aasta pärast või 8 aasta pärast tuleb küsimus alla näiteks mingisugunegi koostöö, võimalus või kaubandusküsimus Iraaniga, siis ilmselgelt need šansid mingiks koostööks sellise riigiga, kus sisuliselt kristlasi lastakse maha või naisi hukatakse rituaalselt sellepärast, kui, lähed õue ilma oma isata, sest et šariaadi seaduste järgi oled sa siis jumala teotaja ja rüvetaja, et sellise režiimiga ei saa tsiviliseeritud maailm väga hästi läbi käia. Seega resolutsiooni läbirääkimised olid, ma usun, et need läksid meie poliitfraktsioonile üpriski edukalt, me saime sisse panna või rõhutada tugevamalt just nimelt küsimusi, mis tähendavad just nimelt toonitada seda, et mida kujutab endast äärmus islamism, selline terror, olgu need siis rituaalsed mõrvad, tapmised, inimeste vangistamised, sellepärast kui nad ei kanna mingit näokatet või purkat ja hääletus on homme ehk neljapäeval. Ja täna hommikul ehk kolmapäeva hommikul oli see teine põhidebatt, mis on siis teisipäeva hommikul ja kolmapäeva hommikul. Ja täna hommikul põhidebatt muidugi kätkes siis endast uue Euroopa Komisjoni ametisse nimetamist, kus siis presidendikandidaat, uus-vana Ursula von der Leyen pidas ligi tunniajase kõne sellest, kuidas järgmise 5 aasta jooksul Euroopa majandus tõuseb võimsalt. Rohepöördega jätkatakse, julgeolek tagatakse, mõeldakse kõikide inimeste peale. Ehk et jällegi väga särtsakas esinemine, kus üritatakse veenda kogu maailma, et Euroopa Liit tõuseb tuhast ja kerkib võimsaks impeeriumiks. Ja seejärel oli siis debatt, kus siis erinevate poliitfraktsioonide esindajad debateerisid, kes poolt, kes vastu ja siis seal samas saalis ka istusid kõik need volinikukandidaadid, sealhulgas Kaja Kallas ja lõpuks peale debatti oli ka hääletus, kus siis hääletati selle üle, et kas uus Euroopa Komisjon saab ametisse või ei saa. Ja hääletus oli üllatavalt pingeline, mida ma ka ennustasin. Kokku on Euroopa Parlamendis 720 inimest ja hääletusel osales äkki natuke 700 või 680, umbes midagi sellist. Sest alati on mitukümmend inimest, kes mitte kunagi parlamendis kohal ei käi. Mitte kunagi. Need on. Ja kokku sai siis Euroopa Komisjon, esitatud Euroopa Komisjoni kandidaadid poolthääli 360 ja vastuhääli oli 282. Ehk kui meie poliitfraktsioon, konservatiivid ja reformistid oleks tervikuna hääletanud selle komisjoni vastu, siis see komisjon poleks läbi läinud. Aga kuna meie fraktsioonis on ka väga palju itaallasi ja itaallased said oma võidu kätte ehk itaalaste esitatud kandidaat härra Fitto, kes saab Euroopa Komisjoni asepresidendiks ja on tõesti konservatiivne, selles mõttes nagu hea kandidaat, siis itaalsed meie fraktsioonis ilmselgelt toetasid seda komisjoni. Samas meie fraktsiooni poolakatel polnud vähimatki põhjust toetada Ursula von der Leyenit ja samas polnud ka minul vähimatki põhjust toetada von der Leyeni kabinetti.
sest noh, olgem ausad, väga tore osade inimeste jaoks on see, et eestlane nii kõrge ametipositsiooni peal nagu on Kaja Kallas, aga noh, olgem ausad, meie suurim võit on see, et Kaja Kallas on Eestist ära. Ja see, et ta on Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, noh, teate, võtke heaks ja pange pahaks, jumala ükskõik. Sest lõppkokkuvõttes, kui me kujutame ette Kaja Kallast läbi rääkimas Donald Trumpiga või Putiniga või Xi Jinpingiga, siis noh, ma usun, et see väga edukalt ei kujune. Sest lõppkokkuvõttes, kes on Kaja Kallas? Kas ta on Euroopa välisminister? Ei. Euroopal on 27 välisministrit igas liikmesriigis ja kui nüüd Valge Maja peaks läbi rääkima näiteks Euroopa otsustajatega, siis ilmselgelt enne helistatakse kas Champs-Élysées Pariisis või Berliini Saksamaal. Nii on lihtsalt, see on nagu reaalsus. Ja ainult ühe eestlasest isiku pärast ma ei hakka toetama Euroopa Komisjoni, mille president on Ursula von der Leyen, kelle juhtimisel on teostatud utoopilist rohepööret, mis on läinud maksma miljardeid eurosid Euroopa maksumaksjatele, Euroopa ettevõtjatele. See on õhutanud kaasa inflatsiooni, sellist roheäärmuslust ja nüüd anda uuesti mandaat samale kandidaadile, no andke andeks, ma peaks idioot olema. Ehk mina hääletasin ilmselgelt selle komisjoni vastu. Aga paraku läks läbi, nii et mis teha? Demokraatia võlud. Nii palju, kui ma tean, siis ka vist ülejäänud kõik Eesti saadikud hääletasid selle komisjoni poolt, sealhulgas loomulikult Isamaa saadikud ka Reformierakonna saadik, sotsiaaldemokraadid ja nii edasi. Ja mulle tundub, et mina olin ainukene, kes hääletas vastu, aga seda võite muidugi ka ise üle kontrollida meediast. Igastahes, sellega on nädal lõppemas. Ja lisaks oli ka täna hääletusel järgmise aasta Euroopa Liidu üldeelarve, mis on umbes mahus 160 miljardit eurot. See tundub suure summana, aga noh, muidugi ütleme, kui võtame Euroopa Liidu rahvaarvu 450 miljonit elanikku, siis 160 miljardit Euroopa Liidu eelarvena ei ole nüüd teabis üüratu summa. Aga sellest eelarvest loomulikult rahastatakse ka mõistlikke asju, milleks on põllumajandustoetused, ühtekuuluvusfondi kaudu projektid, ma ei tea, olgu see rahvamajade renoveerimine või kõndide ehitamine, aga samas on seal ka tohutult palju raiskamist. Olgu selleks täiesti tarbetu välisabi kolmanda maailma riikidele näiteks Aafrikas, kes müüvad oma maavarasid hiinlastele, aga samale meie maksame miljoneid oma maksumaksja raha nendele riikidele, kes saadavad meid pikalt. Ja samuti on ka ideoloogilisi projekte, kus õpetatakse seda, kuidas võivad olla 2 ema, 2 isa või üldse pole sugusid enam olemas. Neid projekte ma olen ka välja toonud eelnevate aastate jooksul pidavalt sotsiaalmeedias, kuhu kulub Euroopa Liidu raha. Nii et on ka väga palju tohutut raiskamist, ideoloogilist mõjutustööd, millega ma nõus olla ei saa ja sellest tulenevalt järgmise aasta eelarvele ma hääletasin täna vastu. Kuna nädal hakkab lõppema, siis ma kasutan võimalust, et loomulikult kõigile öelda, et selle nädala lõpus toimub ka suured rahvakohtumised minuga ja endise Tallinna linnapeaga härra Mihhail Kõlvartiga. Need toimuvad reede õhtul kell 18.00 Pärnus, Vaasa Resortis, laupäeval ehk 30. novembril kell 16.00 ehk kell 4 pärastlõunal Tallinnas Kuku klubis, mis asub Pärnu maantee alguses, mitte enam siis vanas kohas Vabaduse väljakul, vaid see kolis mõned aastad tagasi Pärnu maanteele lastemaailma kõrvale. Ja kolmas suur kohtumine on Tartus Veespa konverentsikeskuses pühapäeval 1. detsembril kell 18.00 ehk kell 6 õhtul. Nii et kui kedagi vähegi huvitab Eesti tulevik, Euroopa tulevik, poliitiline olukord, siis tuleb kohale tulla, et saab otse küsida küsimusi ja loomulikult võivad kohale tulla ka need, kes on kõvad sõna võtma kuskil sotsiaalmeedias, aga silmas silma kohtudes on suuremad argpüksid kui ükskõik kes. Nii et kui vähegi huvitab Eesti tulevik ja Euroopa tulevik, siis tule kindlasti rahvakohtumistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Seniks aga jääme taas kohtumiseni ka nädala kokkuvõtte raames nädala pärast juba Brüsselist. Ma soovin kõigile ilusat sügise lõppu ja talve algust ning head saabuvat esimest adventi juba sellel pühapäeval.